Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund taas eetris stuudios Tarmo Tähepõld Geeniuse uudisteportaalist ja appi tuli mul jälle Raiko Ausmees, masinavärk, _ automotiiv. Tere! Täna siis, mis meil on siin, uudised ja siuke elektrilainele või? Täna jah, tunnistame ausalt läheb, aga ei. Diislihõngu on ka varsti stuudio täis, räägime diislist, räägime kiirustamisest ja kõigest ja meil siin, kuna läksime Raikoga internetis kiskuma, siis ma kutsusin ta kohe stuudiosse, et kisume siis seda ikkagi avaliku sees lõpuni oma eriarvamused. Aga ennem seda, mis siis nädalast meelde jäi? No, minu nädala kõrghetk on selline nagu, ei ole otseselt minu oma ja tõenäoliselt ei saa ka kunagi minu omaks. Tegelikult septembri alguses kuidagi magasin maha selle uudise, et oksjonile, Lloydsi oksjonimaja, aga Austraalia nii-öelda filiaal, pani päriselt, ma ei ole leidnud, kas on tulemas uus Mad Maxi film? Ei ole ju? Vabandust, ütlesin juba ei, aga tegelikult on tulemas, välja on öeldud, et kas lükati vist 23. aastasse siin koroona pärast ja see siis jutustab nii-öelda taustalugu natukene, kas meil Charlize Theron, kes on naisterahvas oli, et seda backstory't, et kuidas ta sinna Furiosa, jah, et kuidas ta sinna jõudis. Ühesõnaga, siis ilmselt ei ole tegemist veel selle filmi reklaamkampaaniaga, aga oksjonile pandi põhimõtteliselt kõik eelmise Mad Maxi selle Fury Road filmi autod. Ja selle filmi puhul on väga eriline see, et need autod juba siis, kui see oli 2005 aasta, kui see film välja tuli, sellest räägiti, et need on päris autod, seal on, ma ei tea, ameeriklasi erinevat mõõtu, aga siis see suur mingi Tatra põhjal 6-rattaline, sa saad põhimõtteliselt kõike sealt osta. See on tegelikult siiski 2015. 2015, see 10 aastat aga siis. Just, et need autod ehitati päriselt valmis, seal on selle põhipaha Immortan Joe, see 2 Cadillac Coupé de Ville üksteise otsa pandud ja nagu ma naljaga seal iski oma Facebookis jagasin, et aitab Alfast, mina tahan nüüd Doof Wagonit, kes teab, see on see 8x8 rattaskeemiga, see suur veokas, mille küljes ripub punases, ma ei teagi, pidžaamas mees ja mängib gitarri sellel ajal, kui lahingusse sõidetakse. Pidžaama, jah. See on see mingi onesie selline. Niisugune asi tal seljas. Jah, et kujuta ette, kui sellise autoga näiteks Ülemistele neljapäeva õhtul minna. Aga selle oksjoniga on huvitav see, et pakkumisi saate teha, vist 2 päeval on avatud, on ju. Aga keegi ei tea, kui Tarmo on pakkunud näiteks, siin ikkagi ma ikka väga tahan seda Doof Wagonit. Jah, ta on ikkagi pakkunud üks mingisugune 400 000 eurot, on ju. Siis mina näiteks ei tea, et ta on selle 400 000 pakkunud ja pakun võib-olla ainult 280 ja ei saagi. Just, et hindu ei avalikustata, mingit alghinda ei ole, kellegi teise hindu sa ei näe. Hakka pakkuma. Sa võtad selle ühenduse ja ise ütled, mis sinu arust see auto väärt on. 13 tükki on neid ja ühesõnaga, ma olen kõige coolim filmiautode oksjon eales ja ma loodan, et pärast, kui see lõpeb, siis saab ka hinnad teada ja need mõni entusiastisugune ikkagi ka näitab seda päriselt, on ju, mitte ei pane koju keldrisse ära. Võt, nii, sinu auto nädala meelde jääv sündmus? Huvitav meelde jääv sündmus, jah, ma olen ju see teada-tuntud Prantsuse autode kiksuga mees, on ju, ja projektiautode grupp, kus 30 plus 1000 liiget on. Palju projekti autosid Eestis on? Ja sinna tuli üks Renault 25 müüki, meil oligi mingid hädad olid seal, mingi käigukast ja ma ei tea, mis iganes, midagi oli jamasti, aga tegelikult, mis on nagu oma olemuselt nagu väga pull auto, kui panna ta oma ajastusse ja vägagi projekt, ja mees vist müüs seda, ma ei tea, 200 või 200 eurot. Jah, 200 eurot. Vigu oli seal palju, aga mitte nüüd päris selline taastatav projekt täiesti. Ja võeti kuulutus maha ja tembeldati rondijärikaks. Ja samas kerid nagu 2 korrust ülespoole ja seal mul ei ole ka mitte midagi muidugi nõukogude autode vastu, aga niisugune kuradi kärakas sapakas, on ju. No pagan inimesed, ei saa olla nii, et meil on ka projektiauto ju varsti kohe saab läbi see Seat Cordoba projekt, on ju.
projekt on projekt, igale inimesele on see erinev, on ju. Mõni ehitab Cosworthi, mõni ostab Mad Maxi auto, aga ühele meeldib väga Renault 25, et halloo, adminid, palun ärge tehke selliseid asju nagu nii toorelt. Mina hea inimesena arvan, et ma arvan, et seal oli tegemist lihtsalt, et ma ei kujuta ette, kui palju sinna neid kuulutusi võib päevas tekkida, mis tegelikult ei sobi, sest et on ju hästi palju adminne ka selles grupis, kus me oleme see linna peal märgatud, et kui palju sa tegelikult pead seda saasta sealt kustutama ja ma loodan, et see Renault 25 läks lihtsalt selline nagu kustuta, noh nagu, et ja, ei süvenetud ja loodame niimoodi. Nii et kõik Facebooki adminid tean, et see on raske töö, tehke seda tublisti, me hindame seda, tehke seda tublisti edasi. Just. Nii, aga kui me saate lõpus teises pooles lähme, ütleme, elektriliseks, siis selle nädala eilne või üleeilne, mina ei tea, nädal muudkui kestab, põhimõtteliselt pommuudis ja ma arvan, et see nii ka läheb, et diislikütuse aktsiisitõus jääbki ära järgmine kevad, mis on ausalt öeldes ainult loogiline, ma arvan, et me peame tänama siin, juhul kui me pooldame seda aktsiisitõusu ärajäämist, peame tänama valimisi, sest arvestades, mida teeb elekter, mida teeb kõik muud hinnad, üldse üle maailma kõiges, siis ma arvan, et võimuparteid ei oleks saanud sellele valimisele vastu minna infoga, et kevadest tuleb diiselkütusele veel mingi 14 või 20 senti otsa. Aga kas see oli Õliliit, kes need reklaamid tegi või? Mis see meil oli, kus oli ju suured, sa nägid, ei näinud, Päevalehe, Postimehe, need... Tead, siin on seda lobitööd on palju tehtud, üks Viru Keemiagrupp oli teinud, ma nägin bussipeatustes oli see, et rohepööre ei tohi tulla vist inimeste taskust või midagi selline. Just, täpselt. Ei saa salata, et Õliliit on siin ka meist kõvasti töödelnud oma pressiteadetega, kuidas põhimõtteliselt, kui aktsiisitõus tuleb, siis riik kaotab, ma ei tea, ma ütlen täiesti suvalise, 50 miljonit, aga kui me selle aktsiisitõusu ära jätame, siis riik võidab ma ei tea, 60 miljonit. Iga üks oskab Excelis neid numbreid teha selliseks, nagu neile meeldib. Aga ausalt öeldes ma isegi selles mõttes on hea, et see ära jääb, sest ma saan aru, et kogu selle rohepöörde mõttes see, kui kevadel tõuseks diislikütuse hind selle peale, mis ta oli, ehk siis praegu seisuga juba kuskil siin 1,5 juurde, 1,5, siis see ei tähenda, et kuidagi kõik Eesti auto, need logistikafirmad ja kõik mõtleks, hakkan nüüd vist küll elektriga sõitma. Ostan selle Tesla Semi, panen tellimuse sisse. Neil ei ole mitte millegi muuga sõita kui selle diiselkütusega ja ta lihtsalt lähebki ja tangib Lätis. Muuseas tõmmates siia seda triibukest vahele nüüd, et mis need alternatiivid. Mina pöördusin siin vesiniku teemal, natukene süübisin siin ja küsisin Alani käest, Alan Vaht siis Alexelast, et mis värk selle vesinikuga on, et tuleb siis Eestisse tankla või ei tule. Ja siis oli see, et Alexel on valmis, aga tuleb siis, kui on nõudlus. Ma küsisin, et miks see Riias seal on, ma ei teadnud seda, miks Riias on see tankla, millega ju Toyota Balticul on see Mirai, kui ajakirjanik tahab proovisõitu teha, 600 kilomeetrit. Ja nüüd on Hyundai Nexo, auto pannakse treileri peale, viiakse Riiga, tuuakse tagasi, seal tangitakse täis, aga Riias on siis bussid vesinikuga, ehk et kui tekib siukene vajadus, kui riik paneks näiteks ühistranspordi või mingi koguse, siis võiks kohe seda nii-öelda pakkuda. Aga järgmine kevad läheks kõik need rekad Lätti tankima. Nii et selles mõttes just, ja mitte vesinikku. Ja mitte vesinikku või diislit, et selles mõttes on rohelisest maailmavaatest halb on see, et kuna Eestisse võib tuua neid mingid Euro 3 nõuetega diiselpassateid, mis tõenäoliselt vastavad praegult Euro 1-le, sellepärast, et põlvamehed hakkavad A-kuute peale juba vaikselt ringi minema. Just, siis kahjuks diislikütuse madal hind populariseerib veelgi nende rontide toomist, nii et see on jah, selle asja miinus küll, aga üldiselt ma arvan, et hea võte, ma arvan, et see oli ka valitsusel vältimatu, isegi kui nemad oma kabinettides on välja arvutanud, et riik rahaliselt võib-olla kaotab, aga valimisi nad siiski tahavad ju võita, nii et ma ei tea, palju õnne meile tarbijad, midagi me sellest valimiskampaaniast ka lõpuks päriselt vist saame kasu. Diisliga sõitev auto. Ma näen muigad siin niimoodi. Nad teeme see väikse pausi ja siis lähme uudistega edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi, stuudios Tarmo Tähepõld
ja Raiko Ausmees. Raiko on tulnud siia masinavärk ja automotiiv väljaannetest. Aga räägime veel rahast. Õnnetusi hüüa tulles. Õnnetusi ei hüüa tulles. Kahjuks ei ole 8000 liiklusõnnetust tulles hüüdnud, tehti liikluskindlustusfond, tegi statistika, et siin rekordsuvi tehti. Rekordsuvi, inimestel eestlased on vist tublid olnud. Käed ja alad tööd täis. 8000 liiklusõnnetust. Ja numbritesse muidugi süübides siis 41% kuskil parklas lihtsalt. Kõksud jah, et selles mõttes, miks me siin muigame, et see ei ole nüüd, et me naerame siin, et 8000 rasket õnnetust oli, vaid need on enamus ikkagi parkla kõksud, mis lähevad kindlustuse arvele. Aga siit tuleb välja ka näiteks üks kurioosne juhtum. Me oleme seda internetis kõik autoinimesed, kes seda pilti näinud, kuidas on maha niidetud, see oli vist Tallinnas, seal Kristiina ristmikul, kiiruskaamera. Ei tahaks mingid vägivaldseid seoseid tuua, aga selleks niitjaks oli BMW. Aga et mis siis maksab kaamera taastamine? Ja seal on metallist post. Sina tegelikult ka oled kokku puutunud igast tootmist. Jaa, ei kui ma mõtlen nagu selle metallist posti peale, ma mõtlen mingi kaamera ja tarkvara peale, vaatan enda iPhone'i siin laua peale. Ja tarkvara on alles, aga ma mõtlen, et sa pead selle nagu sinna riistvara sisse installeerima, inimesed peavad natuke, aga 100 000. 100 000 eurot, metallposti sees on kaamera ja see maksab 100 000 eurot. Tähendab see taastamine, siis mitte kaamera. Nii et palju õnne, ärge sõitke, sest et kui tõesti tegemist oli õnnetusega, siis on fine, aga näiteks kui sa tuled sealt, ma ei tea, lubatud suurema kiirusega, purjus peaga, külg ees, kui sa tegid meelega selle kaameral liiga, siis Peetri külas oli just akvapesula ilma elektrita, sest üks öösse oli keegi suutnud elektri selle liitumiskapi täiesti pahempidi, terve päeva elektrilevi möllas seal, samamoodi mõtled, mis see kõik pagan maksab. Aga jah, et sellisel juhul, kui sa ikkagi kindlustus leiab, et sa oled raskelt rikkunud lepingu tingimusi, siis sa maksad ise selle 100 000 eurot kinni, nii et olge ettevaatlikud. Aga on veel kallimaid asju maailmas. Nii. Suburbanid. Jaa, et vaata, me oleme mõlemad suured filmisõbrad, rääkisime enne Mad Maxist ja kui keegi on näinud ükskõik millist USA kas seriaali või action filmi, siis tulevad mehed mustad ülikondadega, hakkad kedagi taga ajama, neid maja suurust autodega. Maja suurust mustad maasturid, kuidas need üldse juhitavad on, eks ju? Nii. Kets käib all ringi, vilkurid vilguvad. Nüüd siis on Ameerika valitsus tellinud uue laari Chevy Suburbaneid. Esimesed 10 autot vist anti kätte ja selle hanke hinnaks oli $36 miljonit, mis teeb ühe auto hinnaks 3,6, eurodes 3 miljonit eurot. 3 miljonit eurot auto, jah. Ja me ei räägi siin süsinikplastist, mingist Koenigsegist, vaid me räägime raamile ehitatud põhimõtteliselt suhteliselt robustsest maasturist. Ja nagu GM ise uhkeldab, võimalikult palju on kasutatud tavaliste suburbanite juppe. Aga ju seal ikka nüüd ju aken peab kuuli ja peab muidugi, seal on kirjas, et see ilmselt ei ole nüüd see päris selline tavaline födede auto, millega iga rea FBI ametnik sõidab, vaid ikkagi siuke vippide veoks. Ühesõnaga, loomulikult. Need on need samad autod, kuhu ühte pannakse presidenti, siis sa pead arvama, milline õhku lasta. Just. Et loomulikult on neid põhjalikult ümber ehitatud, seal kõik see vedrust, et nad saaks niimoodi sõita, nagu filmides sõidetakse. Aga me peaksime vist vähem filme vaatama. Sul on Night Rideri blues seljas. Et jah, 3 miljonit, aga sellele vist on ka selgitus olemas, et nüüd kui see proovilaar, ma saan aru, valitsusele meeldib, siis 2023. aastaks ehitatakse neid vist 200 ja siis on põhimõtteliselt eelleping, et iga järgmise 9 aasta jooksul iga aasta 200, ehk siis kuni 2000 autot oli see. Ma teen siia vahele ühe kiire filmisoovituse. Nii. Netflix ja Michael Schumacher. Jaa, kohe räägime sellest. Nii, ma lõpetan lause, et tõenäoliselt see esimeste autode 3 miljonit on ikkagi arenduskulu. Ja hiljem, et mitte kõiki 1800 autot ei müüda 3, millegi miljoniga riigile maha, vaid need siis lähevad odavamaks. Aga nüüd te siis teate, et kuidas presidente ja tähtsaid isikuid seal veetakse, siis üle 3 miljoniliste maasturitega. Nii, vaatasid ära? Olen aus, siis ma alustasin seda vaatamist ja üle pika aja oli tore meel, et abikaasa oli huvitatud mootorispordiga filmist, sest eelkõige kuna ta jutust, ta on
ta jutustab seda lugu, siis me alustasime seda vaatamist ja juba mul tõmbab siin praegu klimbikurku, sest see kõik lugu hakkas sealt peale, kus ta sõitis karti, miks ta ei esindanud Saksamaad, vaid Hollandit, kuidas selles perekonnas tegelikult neil ei olnud mingisugune, ta ei ole kuldlusikas suust sündinud mees, kuidas ta tuli vormel 1 sel hetkel, kui seda valitses Ayrton Senna, kuidas seesama Imolas sõidetud sõit, kui Ayrton hukkus, et need kõik lood on sealt käivad läbi ja ma ootan põnevusega seda juba siis ütleme tänast õhtut, et seda filmi edasi vaadata. Palju sa umbes vaatasid, et kas mul on mõtet edasi küsida? Kolmandiku, et ma jõudsin selleni, kus ta on oma nii-öelda karjääri alguses. Okei, siis et ma lugesin Andrew Frankeli ma ei ole arvustust lugenud, aga siis, kui see teade tuli, et selline film tuleb, siis tema tõi välja selle, et mis loodetavasti seal siis tuleb välja, et Schumacheri naine on selle filmi taga, ilma temata muidu seda teha ei saaks, on selle andnud nõusoleku ja Corinna ise oli öelnud, et ta tahaks ikkagi näidata sellist, et see ei ole siuke nagu, vabandust, tegemist, ma toon näite nagu Matuse kõned, kus räägitakse kadunuksest ainult head, vaid et tema eesmärk oli ikkagi näidata Michaelit sellise, nagu ta oli ja me teame kõikidest nendest, et ta on teinud oma karjääri jooksul päris küsitavaid käike. Seal näitab ka tegelikult, ma ütlen, ma vaatasin mingisuguseid treilereid ja asju ja kus ta ikkagi ütleb teravalt ja ta sportlasena ta oli ikka väga-väga keskendunud ja samas võis vabalt minna mingisugusele teisele mehele, kes võib-olla kraad kõvem tollel hetkel asju ka välja ütlema. Ja ei, see toodigi välja kõik need asjad, mis ta ilmselt on ka meelega teinud, võib-olla ka pärast siis natuke tunnistanud, et läks terava kohaga, et kui ta kellegi meelega kas siis välja rammis, kui ta kellelegi läks seal boksis põhimõtteliselt boksima. Jah. Mul on see või ajalehe väljalõige kuskil oma kontoris olemas, kus põhimõtteliselt rusikad käivad legendide vahel. Ja nüüd ma ka ise ootan, et saaks selle ära vaadata, et kas siis on tehtud film selline nagu Frankel ja paljud teised on oodanud, et selles mõttes nagu me kõik teame, et ta ongi väga kõva vormelisõitja, aga et nagu filmina oleks veidike nõrk, kui näidatakse ainult kui awesome keegi on. Sinnamaani kus mina vaatasin, näidatakse ikkagi ka väga inimest ja ta räägib ise otse, räägib ta isa, räägivad Corinna, Miga Häkkinen ja nii edasi. Üks Schumacheri lähedane sõber või oli, ühesõnaga on öelnud, et ta ei tea ühtegi inimest, kes teab Michaelit inimesena ja talle ei meeldiks Michael Schumacher. Et kõik, kes ütlevad, et ta on suhteliselt ebameeldiv või ülbe või niimoodi, teavad teda kui sportlast. Meil on ka selline autosportlane olemas. Jah, just sellisel tasemel, et sa tuleb nagu, sulle intekat andma või sa näed teda eemalt, siis ta võib olla natukene tige, pahur või mitte alati, me oleme näinud ka mingit Top Gearis, eks ju, kui ta Stiigi mängis. Aga, et kui sa saad teda inimesena tundma, siis pole varianti, et sulle ei oleks Michael Schumacher meeldinud, nii et mina ütlen seda täpselt sama Ott Tänaku kohta. Olen temaga vestelnud nii-öelda üks ühele kõik, mitte midagi kuskilt. Jumala lahe tüüp on ju. Aga ta on selles karakteris, ta sõidab ja oleme ausad, ei hakka nimesid nimetama, aga kui sult küsitakse ka ikkagi kurat nagu siukest küsimust, siis ma ka ei vastaks või vastaks nii, nagu ma tahan. Seda ma olen alati mõelnud, et minust ei saa vist kunagi ei saaks spordireporterit, esiteks mind see väga ei huvita, aga teiseks on see, et ma ei suudaks küsida neid küsimusi, et mis tunne on. Jah, kuidas uueks valmistud? Tegid just avarii, mis tunne on? Nii, teeme see väikse pausi ja siis lähme küll elektriks ära. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Nii, Autotund on tagasi, stuudios Tarmo Tähepõld, Raiko Ausmees. Alustame seda oma elektriteemat ühe uudisega, mis tuli just hiljuti välja, et Lotus näitas oma elektriliste sportautode platvormi, ehk siis mitte autot ennast, vaid seda, mille peale neid ehitama hakatakse. Ja kuidas seda ka kombineerida ja teha. Just, ja väga kaval, et kui me oleme siiamaani harjunud, et näiteks kuidas
et akud on tavaliselt auto põranda all, et raskuskese ja seal on selline hea koht, aga kuidas teha siis Lotuse näiteks keskmootori, ühesõnaga, kuhu need akud siis panna, kui Lotus on väike, siis Lotusel on 2 varianti. Kui sa tahad 2-kohalist autot, siis üks siis on kas põranda all ja juhi selja taga. Mootor oli ka vanasti. Põhimõtteliselt mootor oli selja taga, et need raskused ja kaalu keskmed jäävad samaks. Ja kui on 2+2 auto, siis on ainult seal põhi all. Ja kui tahad suurema akuga, siis võib sealt selja tagant, või tähendab väiksemat sõiduulatust ja kergemat autot ja odavamat, siis sinna selja taha lihtsalt ei panda sulle seda akut. Ehk sa saad kombineerida 4-kohalist väikse akuga, 2-kohalist väikse akuga, et auto oleks kergem, aga sõiduulatus väiksem, või siis suurema mahutavusega ja 2-kohalist. Just, et meil on tänapäeval hästi heade sõiduomadustega ja tohutu võimsaid, ütleme siis elektriautost, mis on nagu pigem sedaanid. Jah, ütleme, on mingid asjad on olemas, aga käsimüügi ravimine neid ei ole. Just, et Tesla Roadsterit ei ole ju keegi veel, neid mingisuguseid imelikke asju on ju meil siin veel, ei tule kõigi nimed meelde, olen vaadanud neid 0-100 kiirenduste numbreid, mida kõike pakutakse. No jah, see Pininfarina Batista ja justkui saad osta, aga ega keegi veel ei ole neid. Rimats. Aga nüüd siis on siis selline päris tavasportauto, et nii see hakkab olema loodetavasti siis. Aga millal? 2025-2026 oli just. 5 või 6. Ja, nii, aga käisime täna siis mõlemad, täna on siis kolmapäev, 22. september, toimus Jüris ABB juures suur selline elektriautode järjekordne demopäev. Väidetavalt, siis väljakutse oli ikkagi, või üleskutse oli esimene e-mobiilsuse demopäev, et siiani on olnud niisuguseid tutvustavaid, aga nüüd sai sõita ka. Ja sõita sai väga, kes tahab, nagu sai nagu 34 autot mudelirivist seal. See oli võimas jah, et ma imestasin, et kõik olid kaasa tulnud sellega. Tegelikult oli paar aastat tagasi oli elektriautot festival Elektra, kus oli ka see proovisõidu võimalus, aga siis juba, siis oli iseenesest palju vähem elektriautosid turul. Ja seal oli need autod parkisid, muudkui sõitsid edasi-tagasi, selles mõttes, et asukoht oli muidugi, ega seal nagu rahvamass keset tööpäeva Jüris, eks ju, ei ole, võib-olla oligi siis rohkem. Aga pöörasin tähelepanu kaelakaartidele erinevate vallavalitsuste esindajaid, ettevõtete esindajaid. Ta oli siis rohkem nagu business to business. Ta oli business to business, kuigi ma leian, et sellist asja peaks nagu massiga liigutama. Ma saan aru, ABB juures on seda selles mõttes mugav teha, et iga parkimiskoha taga on põhimõtteliselt laadja olemas, on ju. Kuskil mujal on ka natukene keerukam võib-olla organiseerida. Aga lisaks sellele siis mõnes mõttes ju legendaarselt juba inimesed, et kodanik Juurikas, Vaht, Kadastik, aga samas ka Arno Sillat, kes nagu on mingites asjades küll Amteli juhtfiguur Eestis, on ju, aga teatud hetkedel siiski veel selle elektriga nagu kaasa ei lähe, sest ta näeb neid otseseid murekohti, mida täna veel on. Vot, et ega me seda nüüd tervet päeva kestnud arutelupaneele siin lahkama ei hakka, sest meile võib-olla seal oli natukene vähem uut või sellist, tõesti nagu pea plahvatab, päriselt ongi nii. Aga märgiline oli ta selles, just see autode arv, et ja siis me jõudsime jällegi selleni, et kas siis ma pidin ise andma ühe intervjuu ja küsiti, et kas 10-15 aasta pärast sõidamegi kõik elektriga? Ei sõidagi, selles mõttes kõik saavad sellest nii valesti aru. 2035, mida siin pekstakse, on see, et 2035, kui see plaan täitub, ei või müüa enam uusi sisepõlemismootoriga autosid. Samal ajal ei ole juba tükk aega müüdud, toon mingi rumala näite, neid samu diiselpassateid uuena. Ikka neid saab osta. et selles mõttes, Alfa Romeo bussot ka uuena enam ei müüda. Ei müüda. Et need bensiinimootorid, me ei sõida 2035 kõik elektriautodega. Kas 2035 müüakse sisepõlemismootoriga autosid, seda ma ka ei usu. Ma arvan, et see on mingi butiikvärk, kui siis ongi saanud Ferrari ja Lamborghini omale või sellised firmad osta mingi eriloa, klient maksab selle loa kinni. Ma kujutan ette, et mõnes mõttes ta läheb sama rada, ega praegu on ju ka ju müüjatel see CO-kood, mida nii-öelda jälgida. Ja siis need, kes saavad endale lihtne Toyota Grupi näide või siis Lexuse margi näide. Kõik on hübriid,
aga sa saad inimestele seda ühte V8 LC-d lubada, ehk et kui sa mujalt kuskilt hoiad kokku, siis need mingid ägedad asjad jäävad ja küll nad siin gruppide tasandil suudavad ja jäävad need inimesed, kes tahavad neid bensiini või diiselmootoriga autosid. Ja arvestades seda tempot, millega, ma ütlen, 10 aastat tagasi oli meil Nissan Leaf ja Mitsubishi e-Miev ja 10 aastat hiljem on meil 34 autot Eestis proovisõidus ja Eestis ei müüda sugugi mitte kõiki maailma elektriautosid. Ja kui me räägime hindadest, e-Miev maksis 35 000, täna e-Mievi ekvivalent oleks Dacia Spring, maksab 17 000. Just, et kindlasti, ma ei tea, 5 või 10 aasta pärast on see valik on tõesti selline, et vali mida tahad, küsimus on nüüd see, kui palju see valik maksab. Ja siin ma ei oska jätkuvalt midagi arvata peale selle, et jah, need hinnad hakkavad aina võrdsustuma, aga ma kardan, et osalt ka tänu sellele, et bensiini ja diiselmootoriga autode hind lihtsalt vaikselt kerkib. Aga siin ja jõuavadki kuskil seal kokku kuskil. Mina saan ikkagi selle näite tuua, et olin sellel hetkel automüügi lähedal, kui kõik Eesti sõitis Peugeot 206, mida sai 100 000 krooni eest. Aga, head inimesed, sellel autole kui sul oli raha, sa ostsid mingisuguse pioneeri stereo sinna sisse, sul ei olnud konditsioneeri, roolivõimu, vist üks turvapadi ja nii edasi, see maksiski 100 000. See mugavus, millega täna meid on ära harjutatud, hellitatud, ei saagi maksta enam 6500 €, mitte kuidagi pidi. Turvavarustus, nii passiivne, aktiivne, see on nagu... See on kohustuslik. Just, et see järjest Euroopast tulevad standardid peale ja tegelikult ka need juhiabid pannakse kohustuslikuks, on ju. Ja, see on praegu... Just, sul ei ole mingit optsioonigi mingid autosid toota teistmoodi. Ehk siis me jõuame nende hindadega ühte kohta, ma ütlen, ma olen mõndade mudelitega teinud neid tasuvusarvutusi. Linnas sõites, pikas selles 5-aastases ahelas juba on nagu elektriautol mingisugune eelis olemas. Hästi kõrvalpõikena see 100 000 kroonine 206 oli siis 6, jah. See oli, kui minu pere siis otsustas, et nüüd on vaja osta esimene väljamaa auto 01 kõrvale ja siis mul isa läks siis 206 just oli tulnud, tohutu popp, hästi ilus nägi välja, läks ka siis auto esindusse. Ja kuna lapsed enam vähem juba oma elu peal läinud, siis ta mõtles, et piisab sellest 2-ukselisest ka. Ja kõige soodsam, täpselt see 100 000, mis sa rääkisid, et võib-olla pioneeri makka sisse. Läks, kõik müügimees käis, müüs, siis isa istus autosse, siis tõmbas selle juhi istme ette, et vaadata, et kuidas sinna taha istmele pääseb, kui peaks vaja olema. Tõmbas selle istme ette, see iste sinna ette jäi, enam see sealt ära ei liikunud, kuskile ta paika ei läinud ja siis löödi käega ja mindi ostati kasutatud Opel Vectra. Ei saanud sellest ärist Opel asja. Vot, nii. Aga siia ploki lõppu alustame siis seda teemat, millega me internetis korraks tülli läksime, kui üks inimene elektriautode foorumis küsis, et mis te arvate sellest Mazda MX-30, kas tasuks osta, selle sõidu ulatus on 200 kilomeetrit, talvel vähem, kus Raiko muidu see on jube hea, me siin Alanvahtiga sõitsime põhimõtteliselt päevi, seal kõik teised arvasid ka, me ei olnud 8 seal ja siis mina läksin ja ütlesin, et kuule, ega ikka ei sõida küll, kui sa tahad linnast välja minna ja ühesõnaga see on üks lollus kõik ja ma ei olnud sinuga absoluutselt nõus sellepärast, et see on sama, et kui sa paned paaki 10 liitrit kütust, muidugi sa saad sellega sõita. Ja aga see nagu selle koha peal oli küll nii, et ärme mõtle, et meil on ainult see tikupoiss nagu üks mingisugune päästeingel. Mina ikkagi väga siiralt usun neid plaane, mida meil siin nii Alexela kui Eleport kui Enefit, Volt kõik nagu lubavad ja joonistavad. Neid kiirlaadimisi saab olema rohkem, aga ma ütlen nii, mina sõidan ju tegelikult autoga palju. Kui ma vaatan nüüd puhtalt oma niisuguse pere seisukohast, ühesõnaga, mida ma olen nagu tükk aega vihanud või minu nagu kogu see jutt hakkas tegelikult sellest pihta, mis asi teil selle Tallinn-Tartuga kõigil on? Võtan hommikul Nissan Leafi, käin Tartus ära. Ma saan aru, ja siis ma ütlesin ka, et ma saan aru, et me võime nagu mingid ekvivalente tuua, et Tallinn-Tartu või Tallinn-Narva või see Tallinn-Tartu on siukene jah, eestlaste Tallinn-Narvat üldse too, sinna ei ole mõtet elektriautoga minna, kui sa Narvani välja ei vea. Jah, küsis järjekordselt Alan, sa oled lubanud, millal tuleb sinna Peterburi tee peale, ütle meile. Aga küsimus,
teatud elektriautodega ei ole küsimus, kui kaugele sa sõidad, vaid kui kaua sa taga sõita said. Seesama MX-30 linnaoludes, kui sa tahad selle aku tühjaks sõita ühe päevaga, pead sa 8-9 tundi roolis olema. No ei ole pitsakuller mina. Ma olen siin täna elektrirolleriga. Okei, sellest räägime kohe, me teeme see väikse pausi ja siis räägime sul elektrirollerist, aga räägime ka sellest Mazdast korra veel. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Nii, autotund tagasi, me ei rahunenud vahepeal maha. Lõpuks me selle koha peal selle internetis saimegi kokku, et jah, linnas sõitmiseks, see ongi selle inimeste, kellel on see teine auto. Aga teine, ei ole teine. Vahet pole esimene. Peres on 2 autot, üks nendest on linnasõitudeks, mis on siis 200 esimene auto. Mis on esimene auto? Okei, see on esimene auto. 200 kilomeetrise sõidulatsega Mazda, sellepärast, et niipea, kui sa tahad natukenegi selles mõttes kuskile mujale minna, seisneb su elu suuremalt jaolt igast arvutamist. Ma sain ka kurtsin siin, et tahtsin Eniakiga minna Setumaale Seenele, et juba minnes laadisin tikupoisis, keegi nähvas kohe ära, võib-olla naljaga, no jah, kohe näha inimene oska arvutada, oleks võinud Tartusse ära sõita ja seal laadida, mida ma arvutama pean? Noh, see ongi see, ja selle Mazda MX-30-ga, nii kui sa Tallinna linna piiridest väljud, siis sul peabki olema see kalkulaator, see Eesti kaart, kuhu ma sõidan, siis ma istun 1,5 tundi. Ja taskukalkulaator. 1,5 tundi ükski Värska kultuurikeskuse kõrval. Jällegi, taristu on nagu... Taristu on olematu. Jah, täna jätame selle kõrvale. Aga minul on lihtne pakkumine. Ma ütlen ikkagi seda, mina olen vaadanud ka, et koju osta mingisugune kasutatud Leaf või Zoe või midagi sellist. Abikaasa lühikesed sõidud, enda lühikesed sõidud ja see olekski nii-öelda pere esimene auto. Aga ma vaatangi seda oma vaatevinklist, sest mul on olemas see 8-kohaline buss, millega ma võin sõita siit niimoodi Poola mingi 1200 kilomeetrit paagitäiega, silmad ruutus, Red Bullit sees on. Aga seda ei tehtavat, see on ka see üks lollus, mida nagu tuuakse tihti lugu seal siukeste elektriautode vastaste poolt, ma panen paagi täis, ma sõidan 1000 kilomeetrit. No tavai, hakka minema, anna minna, sõida iga päev, kui tahad. Mina ei sõida. Ja teine pakkumine see oligi see, et ma küsisin ka inimeselt, et milleks sa seda ostad, kas see on su esimene elektriauto, kas sa oled sellega sõita proovinud, on ju. Et mina tahtsin tõesti siiralt aidata ja ka innustada tagant, et tegelikult need 200 kilomeetrise range'iga Honda ülikihvt auto väga kihvt auto. MX-30 samamoodi väga kihvt auto, aga mina pakun seda teist alternatiivi inimestele. Kui sul ongi, sa ju tead, sul ei tule ju ootamatult see, et tuleb. No ei tule, noh. Ja isegi kui ta ootamatult tuleb, sa võtad lennujaamast mingi Europcari 60, mida iganes. Kui sa tahad elektriautot osta, kui sulle meeldib see väikse range'iga auto, osta, aga vaata jah seda, et ta sinu nagu, ära tee seda viga, et sa ei tea nagu oma tarbimisharjumusi ette. Mina saaksin ühe autona pidada täna 100 kilomeetrise range'iga elektrikat, mul on ka veel see mugavus, ma panen koduste seina. Ja sul on ikkagi see õues seisab see teine või kolmas auto, mis sõidab 1200, mis minu kogu selle vaidluse point oli see, et see aur ja vaib, mis üleval on, et meil on tohutult, kiirlaadid tuleb juurde ja kõike tuleb juurde, meil ei ole neid, meil on üksikud Tallinna erinevad nurgad on kaetud. Kiiresti mõtleme, Tallinna erinevad nurgad, Narva, Tartu, Rapla, kas Viljandis on nüüd või? Viljandis on ka midagi, lääne pool vist on niisugune... Ühesõnaga, et ma lihtsalt hoian seda, ma ei ole elektriautot vastaan tegelikult, ühesõnaga me mängime sellisest väikest rollimängu lihtsalt, et need teenusepakkujad või riik oma järjekordse elektriautode ostutoetusega, millal iganes see tuleb, et ma ei saa näiteks lõpuni sellest aru, miks oli Enefit Voltil jumal teab, mis keha see siis oli, vaja sellelt need Elmo kapid selle suure hanke tüliga enda kätte saada ja nüüd nendega mitte midagi teha. Ja. Miks ei ole meie Eesti mingi 150 pluss Elmo kappi CCS-i peale, nad ei pea olema 160 kilovatti. Nad võid 30 kilovatti CCS-i oleks ka juba okei. Ma olen täpselt samamoodi seda meelt, et
tundub siiski, järelikult on nagu totralt kallis sealt kuidagi seda CCS asja kätte saada, aga kas ta on nii palju kallim, et me peame täiesti uue kapi ehitama? Vot sellest ma aru ei saa, sest mingi seal on ju kaablid, trafo... Me saime selle endale, et me tegime nüüd nagu magusamad kohad, tegime nagu tarbitavataks, aga ülejäänud laseme lihtsalt ära surra. Ei saa aru. Väikse sellises on need, kellel Type 2 võimaldab seda, kuidas see on, 11 kilovatti ja 22 või? No jah, aga... Et need on väikse sellises, nad saavad seda 22 tarbida, aga enamus on ju ripuvad. Selle 22 oligi see, et saada sealt Setumaalt nagu... müütilise tikupoisini välja, ma pidingi istuma üle tunni aja seal pagana tühja platsi lihtsalt, ma ei tea, vaatad, loed telefonist asju. Ühesõnaga, see autod, kui me jõuame selle, autod on valmis. Autod on täiesti valmis, autos igasugust, me ütlesime, et 34 autot oli sõita, autod on valmis, väike kaubikuid, kõike on. Just. Võrgustik ei ole. Räägime huvitavatest elektrisõidukitest. Esiteks alustame ruttu see roller, millega sõitsid. Kas 3000 eurot? 3000 eurot on natukene odav, ütleme 2,5 3,5 on ju. Oled sa kursis, kui palju maksab üks tavaline lollakas plärisev see bensiiniroller? Ma arvan, sa saad suht samaselt 3-5 tuhandeni neid igasuguseid on ju, oleneb kui edevat sa tahad on ju, ma ei tea tõesti, mis see kõlab nagu praegult siin see, et kõik need plärisevad elektrirollerid või tavarollerid on ju. Et tegelikult sa saad neid rollereid samasuguse raha eest ja see 3000 eurot, see konkreetne, mis mina, Hiina tootja, eesti keeles, et kõlab nagu naljakalt on ju. Läksin, teadsin tegelikult juba aasta aega, Drone.ee on tegelenud nendega on ju ja olen vaadanud ja mõeld ja nüüd me võtsime 2 tükki proovisõitu. Operaator Risto sõidab natuke lahjemaga, sest temal pole A-kategooria mootorratta juhtimisõigus, tema saab sõita seal 50 kilomeetrit tunnis, mina saan nautida 70 on ju, et nii-öelda mootorratta loaga. Vist, et keegi vaidlema hakkaks, ta vist sõidab 45 kilomeetrit. Jah, just on ju. Ja võimsused, piiratud aku mahtuvused erinevad, nii edasi. Ma vaatasin, et minusuguse vaata, kui autodes on see test, et kas 2,90 meeter meest mahuvad üksteise taha ja siis arutatakse nende üksteise pikkuste ja kaalude ja mille kõige üle, siis rolleri puhul meeletult oluline. See sama kaupluse juhataja ütles, et tema poeg saab selle sama rolleriga sõita 20 kilomeetrit rohkem kui tema, kaalu vahe lihtsalt, et kui sa koormad seda on ju. Mina olen täna esimest päeva seda tarbimas ainult eelkõige sportrežiimis ja tundub, et ma saan kusagil 70-80 kilomeetrit sõita, ma olen täna 40 sõitnud, 50% akut, kui siia jõudsin teile. Peetrist siia ja mis on nüüd selle rolleriga lahe ja ärme räägi sellest, et võib-olla võib jahe olla ja ilm läheb koledaks ja siis ei saa, aga kui paganama tore oli see, et 10 minutit, keskmine kiirus 41 kilomeetrit tunnis, sa ei tule autoga never läbi linna niimoodi. Seda küll, ma ütlen, siin me õnneks saamegi hoo vaikselt maha võtta, siin ma olen sinuga täiesti nõus, et kui ma oleks roller tüüpi, roller oleks mul olnud siiani mingi lahendus, kui Eestis saaks natuke rohkem tarbida vaata. Just, siis ma kindlasti bensurolleri vahetaks kohe elektrika vastu välja. Seda on muuseas öelnudki teised igasugused autoentusiastid, kes kodu on V8 täis, see on samamoodi nagu see valikus. Nii, aga siia lõppu veel põnev, sõitsid sellise elektriautoga, mis meil on veel sõitmata, seda Eestis peaaegu ametlikult müüakse Nordautos, Ceres. Sõitsid täna sellega? Sõitsin täna. Saatsid naljaka video, räägi see ära, muidu meil saab aeg otsa. Sa lähed sinna, ühesõnaga vaatad, Hiina tootja, Hiina auto, vaatad teda väljast, täiesti siuke tavaline väike linnamaastur, seest leiad niisuguseid huvitavaid asju, matkib autokuju, Porsche võtid kopeeritud, kliimablokk, Kia eelmise põlvkonna Sportage, käiguvalits tõuseb niimoodi üles Range Roveri see on ju. Midagi pole teha, keegi on need valmis teinud, suure tõenäosusega hiinlane võib olla ise need tootnud mulle maailmale. See on kõik fine, see auto sõidab hästi, see auto sõidab about 300 kilomeetrit range'i ära, maksab 35 900 ja siis on need mingid väiksed Hiina kiiksud seal on ju, et vajutad seda navigatsiooni seadme nuppu ja siis ootad, et tuleb sealt mingi Tom või Garmin, ei, sealt tuli Thunder Turbotalk 8, sa saad video. Turbotalk 8 on ju. Ja seal oli veel niisuguseid väikseid Hiina kiiksukesi, mingid kohad jooksevad hieroglüfid ikkagi ekraani peale ja nii edasi. Aga kui vaadata seda, et mis sellel Ceresel tulemas on, et CF5 ja CF7 ja kui sa üldine kontseptsioon võtta,
ma arvan, et Nordauto on väga kaval, nad on siiani olnud ju Eesti suurim kasutatud autode müüja, suur salong, see ei ole paha mõte võtta, siin on Hiina autodega teisedki mänginud varem, siin on käinud neid tootjaid, aga elektriautodes on see koht, kus tekib nagu sellel Hiina autol ja Euroopa autol nagu siuke, kuidagi on lihtsam neil toota või ma ei tea. Vot, nii et minge uudistage Seres, minge vaadake, kuidas Turbotalk 8, mis on muuseas ilmselt palju parem kui Turbotalk 7. ma arvan, 7 ei ole Raevalla kaarte. Toimib, aga me siin saime siis oma elektriautodega seekord ühele poole ja aitäh, et tulid. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.